mul on sõber Veronika, tema teeb mõned asjad raskemad ja mina teen siis mõned kergemad. Aga kõigepealt teeme soojaks. Suured käed. Teisipidi ka. Ja tead, sul ei ole vaja tosse peale mati või isegi võib-olla vaiba. Vaheta poolt neid. Viimane kord ja hei, küljed. Ja jalad hästi tugevad ja lükkad külg üles, et sa ilusti venitaksid oma küljed ära. 4 korda veel. 4, 3, 2, 2. Suurem hark ja keharingid ühelt poolt teisele. Hoia põld juba kõver ja tõmba kõht sisse, siis on seljad turvalisem. Alati võid sa valida ka sellise väiksema tempo. Hei, paneme käed ka. Hoia. Üleval justkui pidurdad kerelihastega. Tule 4 veel. 3, 2, 2. Ja hei, vaata siia. Alla ja valvale. Üles. Küünitad nii kõrgel kui saad ja tõmbad kõhu sisse, pingutad tuharat. 3, 2. Viimane kord. Ja hei, põld kõver ja siit natuke läheb tumeraks ja tagasi. Nüüd siis soojadad selga. Õlad vabad. Hakkad siit õmpõld üles, jah? 4 korda veel. 4, 3, 2. Ja hei, raputa jalad ära. Ja tõmbad siit vaheldumisi põlve üles. Kui tempo on kiire, siis tehti parahulikumalt. 3, 2. Ja stopp. Pööra küljega. Pane käed maha. Ja astu vaheldumisi piksab taha. Tagasi juurde. Muus alla. Rind üles. Me venitame natukene jalgu veel. 4, 3, 2. Viimane kord. Ja jääd siin. Siis korrad sõrmedele, säärtele või näitele, kuidas sa ulatad ja tõsta vargad. Jah, vargad üles. Korraks nii, nagu tema saab. 4, 3, 2. Ja rolli üles. Nii, raputa ära. Ja hakkame vaikselt pihta. Kui juba praegu natuke ära ei väsinud. Jääd puusa ja lähed rahulikult alla sügavale. Nii palju, kui sina saad. Üles. Ja lisa tempo. Kükid kõige lihtsam viis koormust saada. Nii, 4 samasugust veel. 3, 2, 2. Ja hei, pane tähele, lähme alla. Väike, väike, alla ja üles. Sama veel, jah? Katsu alla minnes ja siit, kui sa istud, sul on istmisnupid kokku, üles ja lükkad põlvi natuke julgemalt välja. Läks. Sama veel teha. Alla. 2 tükki veel. Ja viimane samasugune. 3, 2. Natuke raputa jalad ära. Tõenäoliselt see ei ole siit. Ja siis jälle küljega. Astud pika sammu vaheldamisi taha. Seekord enam alla ei lähe sügavale ja vaheldab. Ja las käed aitavad siin. Ja pane käed veel kõrgemale ja lükkad siit pöidlad taha, et sa saaks natuke selga rohkem. Jaa. Ja pane tähele. Nüüd me jääme siit alla. Väike, väike, väike. Sul vabalud alla. Kõht sisse, vaheta. Anna natuke kätele vabadust ja siis uuesti. Pöidlad taha. Õlad alla. Ja vaheta. Sama veel. Õlad alla. Viimane kord. Hingad sügavalt, jõuad rohkem. Ja stopp, pane tähele. Hea raskus ette. Siruta oma tagumine jalg.
jalga üles tõsta. Lisa väike tõstemise juurde. Kui seda on palju, siis püsi üks hetk siin. 4, 2, super. Raputa ja teeme teise poolega ka, eks. Nii. Üldik samm. Hoia põi kõver. Ja tõsta siit. Valmis. Ja läheb. Ja tõsta välja, kui sa jõuad. Isegi käes võib natuke lisada, kui jaksad. Et pea vastu. Hoia selg pikk sirge. Ja kõige vaja, siis jääb siia. 4, 2, 1. Hästi. Raputa. 5 minutit ja juba asinud. Okei. Ja siit raputad ära. Teeme natuke tasakaalu. Tõstad põlve üles. Kui sa muidugi kukud, pane varvad maha. Aga siis vastas käsi. Ja nüüd võid käe taha. Ja suru läht vastu jalga. Tuleta meelde, et sa hingad sügavalt. Ehk siis kodus olles võib-olla teed natuke akna lahti. Meil hetkel seda akent siin praegu ei ole. 2 tükki veel. Pea vastu. Ja nüüd vaata, kas sa saaksid silmadega ka vaasa. Ja jälle, kui sa hakkad kukkuma, pane varvas maha, sa võid teise käe panna puusa. Ja 2 viimast. Kõige viimasemate viimasem. Super, raputa ära. Teine pool. Jälle siis jalg. Ja märkad kuuse vaju ära, et sa tõmbad ennast traksi, tõstad üles. Suru käsi vastu jalga, jah. Siis sa püsid ka palju paremini paigal. Õigani. Ja jalg tugev suure varga maha. Ja pöör kaasa. Kes väsis või kukub, siis ei jää muud üle, kui vargas maha panna. 2 tükki veel. Või kukkuda, et kukud. Nonii. Raputa ära. Ja loodetavasti on sul veepudel kaasas kuskil seal kõrval, et sa saaksid nonksu vett ka võtta. Hästi, aga natukene veel selga siin püsti. Ära minu poole. Ja jäädki siia. Selline laikaha ja pane tähele, et su selg ei ole küürus ja see ei ole ka surunud nõgusaks, muidu ei jõua. Määrad siin all ja peopesad vaatavad teine teist. Vii kõrvale, üles, rahulikult alla. Üles. Jälgi seda, et sa surud avalud kokku, ehk siis käed ei lähe üles ega allapoole, vaid otse siit nagu kõhtäht. Ja suru kõvasti, et sa üleval tõesti pingutab. Juhul, kui sul on kodus kandid ja sa tahad neid vakutada, võtta nad kätte. Ja siia väike tempo. Üles, üles, üles. Kui sa tahtsid, siis lihtsalt tõmbad natuke kõõrule, et lastud raputad ja kohe edasi. Aga samas ma teeme ainult pool tundi nii. Sellele saab hakkama küll, eks ole. 4 veel. 4, 3, 2 ja raputa. Ja siit samamoodi saab seljad tõmmata kumerast ja kumata. Aga see ei ole kõik. Pead enam siia. Samamoodi nagu me enne tõstsime käe, aga nüüd enam ei lase alla. Käsi vaid üles ja pane tähele, et kui õlad tõusevad, siis vajuta õlad alla või kõverad isegi tunnetki. Tunne, et sa viid siit avaluusid alla, hoiad vaela vaba. Võtad kõhu ka veel sisse, muidu läheb selg liiga nõguseks. Teeme väikse tempoga. Üles, 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 üles. Pea vastu, õlad vabaks. 4, 2, 1, hooga. Lase vabaks. 2, ja veel üks. Et siis jälle jõume saa vastamisi, aga siit, nüüd sa viid nagu A-tähtsaks taga ja tagasi. Õlad alla, kaardid 2. Hei, ja teeme siit tempo, taha. Siit saab triitseps, natuke pingutust, kui sa hoiad
veel. ja käe vastu nüüd, läheb juba raskeks, eks ole. 4, 3, 2, ja roobud ära, küür ka. Nii, juba higi tuleb. Okei, raputa, teeme natukene, sest midagi siis tõstaks pulssi ka. ja selleks võtad sellise väikse hõrgi ja tõstad kaartasi, et vahepeal nii kaua kui selg. Ja proovi hakata jooksma, ehk sa raputad. Sa võid teha kõik aeglasemalt, kes tahab jääd siia. Ja kes jõuab, see natuke tõstab tempot. Võib-olla isegi veel rohkem. Kui tuleb? Ei tule, siis ei ole hullu. 8, 7, vahel, 4, 3, 2 ja raputa. Võta põldmaale küll. Aga me teeme sama veel kord. Võib-olla isegi veel kord. Valmis. Alustad, kui sa ei jaksa siin või siis hakkad tõstma. Tempo. Ja. Südant on ka vaja treenida. Kui just õue ei viitsi jooksupida, siis saab kohe sporti teha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rakud ära. Üks kord veel, nüüd on liiga vähe. Ja siis me saame juba minna põranda peale harjutusi tegema, on ju? No nii, 3, 4, läks. Proovin tahta sügavalt, kes on ka pulss läheb ikka üles, võtab kuu maha, natuke tempo, või siis väga palju. Teha vastu. Sipli. 4, 3, 2 ja olemas. Näe, rohkem veel, kui on. Ei ole kuskil ukse taha jäänud. Ja tuleb põlve peale. Kui tuleb põlve tundlikult, siis võiks olla midagi seal põlve taha olemas. Hakka pea peale. Joobe sealt rohkem üle all ja märka, et sul ei ole põlved liiga ligida. Põlved on seal puusa alla selga. Sirge. Nii, sirge seal. Ja vaata, et see puusad otse, ka või tõesti sirgeks. Ja väga väike tõsta. Just. Et sa märkad, et kandjad puharaga ühte joonega. See ei lähe selg nügusaks. Sa hoiad jaa tõesti tugeva. Ja vastu. No nii, jäta varvas paigale. Nüüd sa paned käe paelale, vastas käe. Ja paela üles teed. Ja pane tammele, jalg on paigal. Sa lähed siit küünarnutiga. Keeled ja vaatad kaenlaudist üles. Ja kui sa hakkad väsima kukkuma, pane vargas maha. Just. Katsu püssisamm. Tasakaalad siis see lisaboonus, et veel rohkem lihaseid tööle panna. 2 tükki veel. Siruta pööra. Ülaselg ilusti läheb ka tööle. Super. Pane põlved sealt maha ja kukka. Kui sa tunned, et alaselg liikseb, siis sa võid veel põlved kokku panna, et saaks alaselga tumeramaks. Või vastupidi tahab põlve rohkem taha. Teine pool. Nii, mäletad, mingi jalg oli, ei mäleta. Varvas maha, vaatad kuvar pool esidel on. Ja siit läheb rahulikult kõigepealt väike tõste. Märka, et varvas on kenasti maha ja sirutad põlve isegi iga rohkem. Just, sest kui ma tõstan jala liiga kõrgele, siis selg läheb natuke nõgusaks ja keha veetud. Aga teeme turvaliselt ja siis saab veel kene edasi rohkem. Ega tasakaalu korra. No nii, proovime käsi kaasa tuua. Kui jäi jalg paigal, küünarnukk ja pööre. Ehk siis kerelihastele tiba pluss selg ja muud asjad juurde, on ju. Ja varvas maha sellele, kes tunneb, et liiga palju on. Pööra, tagasi.
4 korda veel, eks ole. 4. 2. Ei ole lihtne. Okei, puhka sama jutt sisse. Kui sa tunned, et alaseid vajab rohkem treeningust vähemalt poole. Okei. Natuke rinnalihast ja õlade ka. Ja võib-olla kõige kergem on siis nii-öelda siin 4 punkti asendis. Või põlvedel. Aga kui sa tood keha rohkem ette, siis sa tunned tõenäoliselt ka kerelihased rohkem. Ja selleks jõuab loomulikult võrkad. Jätke lihtsalt, et see ei vaju seljast ära. Kõht sisse, mis iganes asend sobib. Ja siin, pane tähele, vahetumisi puuduta õliga. Ja jalad tugevad. Kui sa oled vargal ja raske on küsida, siis võtad juba suurem vargal. Ja iga kord puudutad õliga, tõmba kõhtu ka veel rohkem sisse. Veel sama jutt. Kogu keha hoiab trimmis, et kuskilt midagi laiali ei lähe. 4 veel. 3. 2. Ja super hästi. Nii. Tule küünarvartele. Küünarvarst loeb. Ja samamoodi oled kas põlvel ja proovid siis hoida õlanuusa ühel kõrgusel või sa tuled vargal. Kes jõuab? Kumb jõuab? Ja rahulikult põlv õlasuunas. Põlvel maas sama jutt. Ehk siis lahkud on alati rasked. Vaja tuhka jäi ja oma kele asendeid. Ehk siis pidal murelikult. No nii. Võtta naviks. 4 viimast. Ja kui sa tõesti väsid, siis sa võid ka lihtsalt hoida põlved maas ja jalg juurde ei pane. No sellest on abi. No nii, puhkame. Ja pead ennast ümber, kõhtu ka. Kui juba ei tundnud kõhtu. Nii. Jämme korraks veel istuma. Ja pane pannad maha, et sul on selline ilus tugev toetuspunkt, jalad on pigem natuke kaugemal. Ja siruta käed ette, hakka kummerdama natuke alla selga ja siruta. Ehk siis märka, et me ei tule see ette, sest sa juba lähed liiga seljale. Et sa lükkad alla selga kummeraks ja sirutad ennast pikaks tagasi. Ja võimalikult palju võtad kõhtu alt sisse üles. Paneme käe juurde. Ole hea, märka, et jalad ei lähe liikuma ja lahkuma. Välja pööra. Tiba laksuke ja peoksad üles just sellepärast, et ei jätaks käteks muru. See väike tõstesabas. Ehk siis tõmbad sabajalgade vahele, mitte niivõrd põlvi ja tõsta. Ja vaata nüüd, kas sa saaksid natuke kauem hoida saba üle. Ehk siis kõht sisse, hoia. Pole üldse vaja põlvedele liiki, vaid sa proovid sabajalgade vahele. Ja sa tunned, et see on palju raskem, kui see hakkad kätega tooma ja ennast kaugemale lasi. See, kuidas sina, mida sa tunned. Nii. Ja 2 viimast. Ja nüüd vastad nii, et sa tood põlve rinnale. See siis viib vastu. Okei. Lähme edasi. Nüüd vaata selline, paned jalad siia üles jälle ilusti siin täisnurgas, see
kord pöörad sõrmed teineteise suunas, tõsta ennast üles. Iga keha üles. Ja nüüd suru käsi vastu jalgu ja vastupidi. Ehk siis sa tekitad sellise vastaspoolse surumise, märka ainult, et ülad on all. Kui vaja puhata, põhimõtteliselt võib pea alla panna, et sa jätkad siit surumist, lihtsalt tunned kõhtu või kui sa oled tugevalt, siis hoiad pea vastu Veronika. 4, 2, 1, puhkad. Lõõgas, rullis hoiuga. Laseme natuke kõhul puhata ja teeme veel tuharale veidi. Tõsta kuus üles väga. Tõsta üks jalg. Ja katsu hoida kuusanukid otsa. Samal ajal tõsta. Ehk siis ikka kõhtu sisse. Nii palju kui täna läheb. Mõni päev õnnestub rohkem. Ja tõsta väikse tõsta. Jõud rohkem läbi toetuma jala panna. Vaata, kui sa väsid, et sa ei vaju kämpa ära. 2 viimast. Kohe vahetus. Ja jalg üles. Kõrgele, kõrgele. Läheb raskeks. Ikka läbi kanna. Katsu, kus su kuusanukid on. 3, 2, super. Raputa ära, lõdvast ära. Nii. Veel üks harjutus tuharale. Tuharate treenimine on popp ja loodavasti jääb popiks. Ja veedreikmed ka kõvasti. Ehk siis laseb põlve vabalt lahtu. Allad on koos ja tõstad kuusa üles. Nii et sa ei suru selga lõpusaks. Ja tõstad, väike tõsta. Märka jälle, et sa ei suru kättega. Vaja saab ju alati puhata. Üles, üles ja vastu, ja vastu. 8, 7, 6, 5, 4, 2, super, puhka. Nüüd vahesta, isegi kui sa tood põlve rinnale, siis sa tunned täna või raputad jalad ära ka. Nii. No veel natuke mõned kõhulihased. Jätame praegu jalad maha ja käed kaelale ja tõstad ennast mõnda selle peale siit alt, kus selline kurnurk on, et võt seal sa tõstad ja pead ei võt võtta, vaid sa pigem sirutad kaela pikaks ja vaatan siis läbi jalgade ette võib-olla või isegi kõhu peal ja väike tõsta. Väga väike, tunned su kaelu, aga ja märka, kui raske see tegelikult on. Et sa ei pea absoluutselt tõstma kõrgele, vaid piisata sellisest tillutusest. No ikka, mõju. Vaata hea abiline. Teeme 8 veel. 6 ja paned juba värisema. 4, 2, 1 ja hästi. Ja näiteks sirutad välja. Pikaks. Ja nüüd natukene sellist midagi keerulisemalt ka. Pane käed kaelale ja tõmba põlved rinnale. Teed ennast palliks. Pane tähele. Juhtuma. Et sa keerad ennast ühe külje peale. Katsu hoida küünarnukki üles jalata ja siis tõmbad ennast palliks kokku. Külje peale. Ja palliks kokku. Tuharühani lasku ei saa peab, aga küsida. Õnneks kõrget kukkumist ei ole. Nii et see on kõige haavale. Kui kukud, siis loodetavasti mitte kuskilt alla, et sa oled ikka kindlalt põranda peal. 2 viimast. Üks kõige viimasem peaks olema juba enne raskuta. Ja pane jalad ma puhka lõdvast. Ühele jalad teise. Lõdvast. Nii, ja viimane kõhuharjutus.
ja siis me juba venitame, nii et siruta jalad, aga tee jalad tugevad, seda nagu seda, et sa tõmbad palgad üles, tõstad ühe koha üles, üldse kõrgele ja sa tõstmiseks märkad, sa ei hakka pead tõstma, vaid sa tõstad siin ja siis puudutad, tagasi, jah? Nii. Jälle kõht nii sisse, kui täna läheb. Tõsta jalad tagasi keskele ja siis viid teisele poole. Mõnus venitus nii sinu ülale, seljale, rinnale, tuharale. Okei, keera tagasi keskele. Võtad jalast kinni ja pigem mitte väga tugevat venitust, pigem selline kerge, mõnus lõõgastav. Ja kõik, kes valdab rohkem, see võib sirutada jalad. Ja siis vahetada. Teine jalg, sapa maha ja võib-olla mõnele ei meeldigi venitada, ega siis ei pea, aga mulle meeldib ja täpselt see mõnusalt rahuliku olemise tagasi hea lõõgastada. Näiteks üle külje, pöörad ennast tagasi üles. Siis põlved rohkem lahku ja vaata nii käsi risti. Ja sa tõmbad seda kätt mööda maad. Nagu tahaks kätt saada tagasi kätte, aga keegi hoiab siit käest kinni. Ja tunne siis avaluude vahel venitus. Teine pool ka. Tagasi, istud kanna peale, kuidas sul mugav on, käed selja taha ja siis uuesti sirutad ja lased vabaks. Suurim tänu, hetkel sai kogu kehatrenn läbi, me teeme veel hiittrenni, nii et järgmine trenn ka koos meiega.